Tere tulemast vaatama Esiili nädalaraportit järjekorranumbriga 21. Minu nimi on Siim Sirel ning minuga olete kokku puutunud võib-olla Linnatänaval, kaubanduskeskuses, matkarajal, võib-olla olen käinud teil ettevõttes külas ning on ka väike võimalus, et olete mind näinud mõnes Esiili juhendvideos. Nimelt olen projektijuht juurutaja ning koolitaja. Nüüd enne, kui me lähme nädala teemade juurde, sooviksin teile ära mainida kindlasti, et vaadake seekordne video lõpuni, sest lõppu olen pannud väikese boonuse just neile, kes vaatavad meie videosid. Kuid nüüd nädala teemade juurde ning esimese teemana tahaksime rääkida vaikimise ostetavast struktuurist. See peaks nüüd huvipakkuv olema kõigile neile, kes ostavad allhankes sisse alamkooste, kes on Esiili seestanud mitmeastmelise struktuuri ning kes kasutavad tootmisvajaduse moodulit. Nimelt viimasel ajal on olnud erinevaid probleeme tarnikindlusega ning seetõttu võib-olla olete sunnitud teatud asju taas jälle ise tootma hakkama. Nüüd, kus jällegi tarne on natukene sujuvamaks läinud, kaubad liiguvad paremini, siis ehk on paras aeg teatud tooted, alamkoostud taas saata allhankesse ja sealt kaudu siis neid osta. Täpsemalt selle funktsiooni ja võimaluse kohta saate lugeda juhendmaterjalist, vajutades siia vaata lähemalt nupule. Teine teema on meil külalispostitus meie heade sõprade juures Fractoris ning see teema on tootmise digitaliseerimise võimalused. Kui te ise lugenud ei ole, soovitan teil lugeda. Kui teil on sõpru, kes on alles seal algusetapis digitaliseerimisega, kindlasti saatke neile see ning samuti hoidke pilk peal Fractori tegemistel. Seda kõike siit samast loe edasi nupu alt. Ning jõuamegi viimase teema juurde ning selleks on üleskutse. Nimelt oleme Esiilis arendamas sellist funktsiooni, milleks on teavitused. Näiteks sooviksin saada teavitust, kui mul ostutellimus on 2 päeva pärast saabumas ning see teavitus võiks tulla mulle e-maili peale. Ning samuti sooviks saada teist teavitust Esiilis sees juba, et kui ostutellimuse kuupäev täna on, siis anna teavitust nii mulle kui ka laotöötajale. Andke meile teada, kuidas ja millistes olukordades teie sellist teavituste süsteemi sooviksite kasutada ning saamegi üheskoos palju parema funktsiooni välja töötada. Ning nüüd jõuamegi viimase ehk boonusrubriigi juurde ja see võime seda nimetada Esiillane pajatab. Siis selles rubriigis jagame nädala jooksul saadud mõnda huvitavat mõtet, ideed, loetud raamatut, filmi, ükskõik mida me oleme kogenud, mis me arvame, et võiks olla teile ka huvi pakkuv. Ja nimelt siis minu jaoks on taas aktuaalseks saanud selline asi nagu transport tööle. See võtab mul aega 35 minutit, jalgsi läbi Tallinna linna, iseenesest hea, saan 10 000 sammu täis. Kuid ega siin linnas väga nagu linnulaulu ega midagi kuulata pole ning olen enda jaoks saanud aru, et raamatute või eneseharimise jaoks jääb aega väga vähe või on raske seda leida. Nii et olen siis justkui selle tööle minekuks raisatud aja leidnud selle kasuliku rakenduse, nimelt kuulan podcast'e ehk siis eesti keeles taskuhäälinguid. Ning viimase nädala jooksul olen ma siis kuulanud sellist taskuhäälingu sarja nagu Go and See. Ja selle sarja autor on siis Malcolm Gladwell, tuntud raamatute autor, ja ta seal sarjas uurib siis, kuidas Lexus on oma autot disaininud, kus ta mingit inspiratsiooni on võtnud ning kui detailselt nad seal lähevad. Sealt saab siis niisuguse asju teada nagu näiteks, kuidas Jaapani lilleseade kunst on mõjutanud autodisaini, mitu aastat läks aega, et mootori heli saada paika ning samuti, kuidas üks lause ajakirjanikult võib muuta kogu ettevõtte mentaliteeti. Ning sealt jäi mulle meelde eriti üks lause. Nimelt, Lexus ei kasuta sõidusimulaatorit mitte selle jaoks, et disainida paremat autot, ehk siis autost paremat autot, vaid nad kasutavad seda simulaatorit selle jaoks, et välja uurida, kuidas läbi autodisaini juhist teha paremat juhti. Nii et mõtelge, kuidas teie enda tootega saaksite sama lähenemist kasutada ning siinkohal tulen tagasi nädalaraporti viimase punkti juurde, üleskutse juurde, ehk andke meile teada, andke meile tagasisidet, kuidas meie Esiilis mitte ei teeks paremat tarkvara, vaid kuidas meie saaksime teha teist parema juhi. Aga sellega ongi seekordne nädalaraport lõppenud, kõike head ja bye!